Tere õhtust ja palju õnne preemiaga pärjatule. Minu ülesandeks on lühidalt tutvustada siis 2025. aasta kunstiteaduslike uurimuste esimest topeltnumbrit. Selle numbri kõik artiklid keskenduvad dekadentsi teema ümber ja on seotud väga suurel määral ühe konverentsiga, mis toimus paar aastat tagasi. Nimelt Under ja Tuglase kirjanduskeskus korraldas 3-päevase dekadentsi konverentsi dekadents Eesti kultuuris, tõlge ja tõlgendus. Ja suurem osa selle numbri artiklitest kujutabki endast omal ajal ette kantud siis tekstide arendusi. Konverents omakorda oli üks tänaseni kestva Eesti Teadusagentuuri grandi tsiviliseeritud rahvuse tekke dekadents kui üleminek 1905-1940 üritustest. Selle grandi hoidja on Under ja Tuglase kirjanduskeskus ja Mirjam Hindrikus, kes ise on dekadentsi teemadega tegelenud, praegu võiks öelda isegi aastakümneid. Nii et see on nagu puhtalt kirjandusteadlaste initsiatiiv on selle käesoleva numbri taga. Dekadentsi mõiste kasutamine on olnud just kunsti uurimisel, on olnud ja on jätkuvalt tegelikult küsimusi ja kõhklusi tekitav. Eesti kunstiteadlaste uurimustes ei ole seda mitmetel põhjustel kunstiteose analüüsimisel kasutatud. Nendele põhjustele ma selle numbri saatetekstis juhin ka tähelepanu ja ma ei tahaks neid siin praegu kordama hakata, aga mõnele asjaolule ma siiski juhiksin tähelepanu. Kõigepealt tundub mulle, et üks võõristamise olulisi põhjusi on või tuleneb siis dekadentsi mõiste raskesti defineeritavusest. Dekadents tähistab ju spetsiifilist elutaju, maailmapilti ja selle kunstilisi väljundeid. Ja see toimib omamoodi katusmõistena, mille selgitusjõud ei ole selgust ja ühemõttelisust eelistavate teadlaste silmis piisav. Ja teiseks, dekadendi sisemaailm, mida ta peab välismaailmast alati olulisemaks, on äärmiselt mitmekihiline. Mistõttu seda väljendada püüdvad kunstiteosed kipuvad sisaldama paradokse, oksüümorone, tsitaate, apooriaid, mille efektiivne tajumine ja mõistmine on võimalik eelkõige neid võtteid ühendada suutva kunstilise kujundi kaudu. Teiste sõnadega, dekadents ja dekadentismi tähendusväli on kiuslikult lai. Mõisted on väga ambivalentsed ja suhteliselt ühelt poolt seda ambivalentsust juurde looma ja teiselt üllatavalt edukalt seda hõlmama. Ilmselt on paljude jaoks ka dekadentsi külge kinnistunud halvustav allakäigu tähendus see, mistõttu seda mõistet oma töölauale nii-öelda ei võeta. Selle halvustava tähenduse sisu ja võim on erinevatel aegadel erinev, aga see on olnud siiski väga, väga püsiv. Ja viimastel aastatel on siiski, eriti muidugi kirjandusteadlaste hulgas puhkenud omamoodi niisugune dekadentsi uurimise buum. Londoni Goldsmithi College annab välja isegi sellele pühendatud veebiväljaannet Volüptee, kus peaks siis mõne aja pärast ilmuma ka eespool nimetatud uurimisprojekti raames kirjutatud tekstid. Dekadentsi mõiste naasmises kunstiajaloolaste varamusse on ilmselt süüdi ka kunstiteaduse kui distsipliini enda raames toimunud pöörded. Moodsa kunsti ajalugusid kirjutati aastakümneid kunsti kõige radikaalsemate vormiuuenduste loona. Ühe või teise perioodi kunsti ei käsitletud aastakümneid tõesti nii-ütelda tervikliku organismina, kus on väga omapäraseid nurki ja sopistusi, mida ei saa hõlpsasti tõmmata mõne ismi liitulle. Ja seda mõiste eduka kasutamise naasmist tulekski tegelikult paradoksaalsel kombel käsitleda sel moel, et just nimelt ambivalentsus on see suutlikkus näha kunstinähtusi ja protsessi erinevatest külgedest ja samas taotleda selle suure kobarmõiste erinevates
aspektide kaudu uurimisobjekti võimalikult nagu igakülgset analüüsid, see ongi nagu selle mõiste nagu tihedama kasutusele võtu taga. Eesti olud olid muidugi Prantsusmaa või Itaalia oludega võrreldes erinevad, sest 19. ja 20. sajandi vahetusel puudusid institutsioonid ja kunstipraktikad, mille vastu kunstnikud läänes võitlesid. Samas see dekadentsi elutaju või dekadentsi tunnetus tegelikult või õigemini dekadents kui teatava elutunde tähistaja ja moodsa ühiskonna sidepidamise vorm oli eelkõige Eesti literaatide, aga literaatide kaudu ka Eesti kunstnike jaoks väga oluline ja mõjutas neid tähelepanuväärselt. Ja kuna üha enam nüüd tänapäeval tõesti uuritakse konkreetse ajalõigu kunsti nii-öelda tervikliku organismina, on just nimelt endised marginaalid, kunstnikest marginaalid ja marginaalsed kunstinähtused ka üha enam teadlaste huviorbiiti kinnistunud ja tegelikult sundinud küsima siis ka uue nii-öelda nüansseeritumat käsitlust võimaldava mõisteaparatuuri järele. Dekadentsiga praegu seostatavatest Eesti kunsti nii-öelda kaanonisse kuulunud vaimset maailma, erootikat, eksistentsiaalset ängi, hea ja kurja teemat käsitlenud kunstnikest kirjutati loomulikult ka varem, kuid valdavalt sümbolismi või ekspressionismi raamistuses. Ja see muidugi tõstatab küsimuse dekadentsi ja sümbolismi vahekorrast. Lääne kunstiteadlased on selle piiri tõmbamise kibatusest püüdnud üle saada sel moel, et nad käsitlevad sümbolismi või dekadentsi sümbolismi häiritud lähisugulasena erineva ehitusliku struktuuriga sellise sajandivahetuse idioomina, mõned eristavad ka dekadentlikku sümbolismi. Samas tuleb tunnistada, et dekadents ei kata täiel määral ühegi Eesti kunstniku loomingut. Võib-olla võiksin eranditena nimetada Erik Obermanni ja teatavate mööndustega ka Erich von Kügelgeni. Eesti kunstiajaloos on dekadentsi kunstile iseloomulikke sugemetega teoseid, mõnel kunstnikel on dekadentsi vaimsusest kantud loomingulisi perioode. Ja nii kippus see tegelikult olema ka ülemöödunud sajandivahetusel dekadentliku kunsti õitse ajal kogu Euroopas töötanud kunstnike puhul. Hetkel tundub, et dekadentsi kunst sulandus omapärasel moel siinse laialt mõistetud modernismi raamistikku, mille ilmingute analüüsimisel hinnandatakse kõrgelt ka konteksti. Nüüd mõni sõna väljaande numbri artiklitest. Kõige põhjalikuma ülevaate dekadentsi mõiste sünnist ja dekadentsi olemustest annab Loola Annabel Kass. Pealkirjal dekadentsi kunst püüd ületada lagunemist ja langust. Loola on dekadentsi kunstiga, see on tema kasutusele võetud eritlus, teemaga tegelenud tegelikult 10 aastat ja kaitsnud sel teemal peaaegu juba aasta tagasi doktoritöö ja ka kunstiteaduslikes uurimustes on temalt varem ilmunud, varasemates numbrites ilmunud sellest teemast inspireeritud artikleid. Nüüd niisuguse filosoofilise taustana kõlab Loola artikliga kokku Margus Vihalemma tekst omaaegse mõjuka prantsuse teoreetiku Hippolyteni teosest kunstifilosoofia, kus ta vaatleb seal esitatud esteetika filosoofilist tõlgendust kunstist kui dünaamilisest ja isegi orgaanilisest nähtusest. Nüüd reaalsuse ja sisemaailma terav vastandlikkus on üks peamisi dekadentsi teadvust kandvate kunstnike sisepingete allikaid. Ja meie esimese põlvkonna modernistide sisemist ebakindlust võimendas kõige muu kõrval ka nende talupoeglik päritolu, mis ei lasknud neid tõesti hästi tunda ei maal ega linnas. Seda sama seisundit, niisugust liminaalset seisundit, seda ebakindlust tekitavat kahevahel olekut käsitleb siis Soome kunsti näitel selles käesolevas kogumikus Helsingis Adeneumis töötav kolleeg Timo Huusko. 3 projekti artiklit on pühendatud konkreetsetele üksikutele kunstnikele.
Eesti kunstiteadlastele on tuttav ka samuti mõni aeg tagasi doktoritööd kaitsnud Kai Stahl, kes kirjutab taas Natalia Meist. Sedapuhku keskendub ta nagu prostitutsiooniteemalistest töödest kõneldes nagu ikonograafilisele analüüsile ja joonistab päris toredaid paralleele ka näiteks Giorgione, Tiziani, Manet töödega, aga ka mõnede meie kaasaegsete saksa kunstnike loominguga. Tartu Ülikooli lektor Tõnis Tatar käsitleb Tõnis Vindi naisakte, muuhulgas ka dekadentsi võtmes. Ja ma ise kirjutasin Erich von Kügeldeni, Eduard Viralti ja pisut pikemalt siis ka Kristjan Raua dekadentlikust hingelise koormatuse lahendamisest või lahendumisest nende loomingus. Ühe teksti on sellesse kogumikku kirjutanud ka kirjandusteadlane ja juba eespool nimetatud teadusagentuuri uurimisprojekti üks põhitäitjatest Aare Pilv, kes Semperi ja Barbaruse näitel arutab huvitavalt selle üle, kuidas dekadentidest võivad saada propagandistid. Dekadentsi ja puhta kunsti idee omapärase seostamisega ja teadustekstiga kui spetsiifilise tekstitüübiga tegeleb ka numbrifookuse rubriiki paigutatud filosoofia õppejõu Leo Luksi manifesteeriv sõnavõtt dekadentlik estetism humanitaaria programmina. Luksi artiklis on minu vaatepunktist küll väga mitmeid sümpaatseid seisukohti, kuivõrd tal on õnnestunud oma seisukohti veenvaks argumenteerida ja muidugi lugejate otsustada. Igal juhul Aare Pilve laiendatud retsensioon on Luksi artikli esimese vastukojana siis ära trükitud ka artikli järel. Ja ilmselt ootuspäraselt on tõlkeartikkel dekadentsist visuaalses kunstis. Selle on kirjutanud mõned aastad tagasi Padova ülikooli dotsent Laura Mourek-Cecchini, kelle huvide ring on väga laiaulatuses barokkkunstist kuni näituste ajalooni. See konkreetne kogumikus publitseeritud artikkel ilmus esmakordselt 2019. aastal, omakorda artiklite kogumikus Decadence and Literature. Lõpetuseks ma loodan, et tõesti, et see konkreetne dekadentsile pühendatud number ärgitab ehk ka teisi mõtisklustele dekadentsi üle ja võib-olla viib ka mingite uurimistulemusteni kunagi tulevikus. Nii et ma tänan teid tähelepanu eest, kõike head ja toredat seltskondlikku koosviibimist.